Tere kõigile! Minu nimi on Martin Uutmann, olen LHV-s investeerimisteenuste tootejuht ning mul on rõõm tervitada teid kõiki tänasel webinaril, kus siis tutvustan teile natukene krüptovaradega kauplemist. See webinar on üles ehitatud võib-olla juba paljudele harjumuspärasel viisil, ehk siis näitan teile oma slaide, räägin natukene juurde ja siis lõpus vastan teie küsimustele, mis te võite siis jätta selle video kommentaaridesse Facebookis. Aga ei ole siis muud kui alustame. Alguses siis natukene krüptovarade ajaloost. Krüptovarad on siis olemuselt alaliik digitaalrahast, ehk siis sisuliselt on siis see paberraha, mis saate rahakotti panna või siis ikka digitaalraha, mis teil pangakontol on, et krüptovarad on ka siis teatud mõttes ka selline alaliik sellisest elektroonilisest rahast, mis teil muidu tavaliselt pangakontol on. Lihtsalt suurim vahe on siis võib-olla sellest, et seda ei lase välja mitte üks siis tsentraalne institutsioon, vaid see siis on ehitatud natukene teistsugusele tehnoloogiale, mida ma siis ka natukene tutvustan. Aga tehnoloogia ise, et kuigi ta on aktuaalseks saanud üsna hiljuti, et praegu ma arvan, et väga paljude vanaemad juba on midagi kuulnud sellisest asjast nagu krüpto, aga jah, et tegelikult aktuaalseks on saanud üsna hiljuti, kuigi tehnoloogia alge ise on juba pärit 80-ndatest, ehk siis eelmise sajandi 80-ndatel aastatel siis juba hakati seda plokiahela tehnoloogiat siis välja töötama, et teda küll kasutama hakati reaalselt siis alles siis uuel sajandil, aga eeltöö oli tehtud juba varem. Ja siis selles uuel sajandil siis esimene suurem selline krüptovara, mis kasutusele tuli, on siis ma arvan ka paljudele väga tuttav Bitcoin. Ja nagu öeldud, sellel siis puudub vajadus tsentraalse institutsiooni järele ning selle tehnoloogia siis põhineb sellel, et seda aitavad kaasa siis luua ja siis ka neid tehinguid teha siis suur kogum erinevate inimeste siis arvutitest. Ehk et märksõna on siin detsentraliseeritus, ehk siis töötab hajusraamatu põhimõttel, ehk siis kõik need arvutid või kõik need masinad, mis selle tehnoloogia seotud on, et need on siis, kõik omavad siis oma süsteemis seda ühist hajusraamatut, kus siis kõik need tehingud, kõik need lepingud ja mis iganes muu kõik plokiahelal toimub, sellega seotud plokiahelal just siis, et see jääb siis sinna alles ja need siis aitavad ka selle arvutustööga. Et kuna olemuselt siis plokiahel on selline üsna keeruline tehnoloogia, mis vajab väga palju arvutusjõudu, et sellepärast siin ongi põhimõtteks see, et kasutatakse väga palju arvuteid kokku ja siis kõik teevad seda ühistööd. Et muidugi see on hästi lihtsustatud versioon sellest, et kuna haridusel kahjuks informaatika ei ole, et siin ka täpsemalt seda võib-olla kirjeldama ei hakka, aga põhimõte on siis selline, et on siis selline ühine hajusraamat, mis on siis igaühe arvutis siis samal kujul. Ja tähtis on see, et ta oleks samal kujul, kuna siis plokiahela ka üks tähtis punkt on see, et kui plokiahelasse mingisugune info jõuab, siis see jääb ka sinna alatiseks alles. Et see siis on ka üks põhjus, miks seda on raske võib-olla sinna sisse äkkida või seda kuidagi enesele soodsamal moel muuta, kuna siis see muutmine peab toimuma siis kõikides nendes erinevates arvutites korraga. Ja see on üsna keeruline ülesanne. Ja siin siis joonisel on siis põhimõte selles, et siis igas selles plokis, mis selles ahelas on siis ka esiteks info selle plokiga seotud tehingute kohta, aga ka siis info eelnevate plokkide kohta. Ehk siis igast plokist on võimalik tegelikult siis tuletada seda informatsiooni, mis toimus ka eelnevates plokkides. Ja siis võib olla selline natukene, ütleme siis selline lastesõbralikum näide, mis mul siin selle järgmisel slaidil on. Ehk siin on meil siis selline ka plokiahel, et kus on siis esimene plokk
mille siis nii-öelda see info või siis nii-öelda see tehingute info, mis seal on siis nii-öelda see, et seal on pruun koer. All on siis ka nii-öelda selle ploki nii-öelda see ID ehk siis millega identifitseeritakse seda üksikut plokki ja sellel plokil on nimeks näiteks pruun koer ehk siis selle ID. Nüüd sellele ehitatakse peale järgmine plokk, kus siis esiteks on olemas nii-öelda see info selle eelmise ploki kohta, kus on siis nii-öelda see pruun koer sees. Järgmiseks on siis see, et see uus plokk, selle info on see, et seal on hall koer ning all me näeme siis ka selle uue ploki ID ehk siis see nii-öelda kirjeldab neid tehinguid või siis seda sisu, mis seal plokis on, ehk siis antud juhul hall koer. Ja siis sellele järgnev plokk on siis see, et kus me näeme siis nii-öelda sisuks on siis must koer, sellest tulenevalt ka selle ploki ID-ks, mille nimi on siiski must koer ja nii-öelda siis selle ülemises osas, ehk siis nii-öelda selles algses osas me näeme siis ka infot selle eelneva halli koera ploki kohta, aga siin hästi väikselt on näha tegelikult ka seda, et sellega tuleb kaasa ka siis info sellest pruuni koera plokist. Ja põhimõte ongi selles, et selleks, et nii-öelda ütleme siis nii-öelda võltsida võib-olla seda musta koera plokki, on siis eelduseks see, et peab nii-öelda oskama võltsidagi nii-öelda neid eelnevaid blokke. Ja see, kuna see vajab väga suurt arvutusjõudu, siis üldjuhul see, et siiani väga kellelgi õnnestunud ei ole. Ehk siis plokiahela eelis on see, et ta on üsna raskesti nii-öelda sisse häkitav. Aga vaatame siis võib-olla natukene lähemalt seda, et milleks siis üldse erinevaid plokiahelaid kasutatakse ja näiteks on siis LHV-s kaubeldavad instrumendid. Põhimõte on siis selles, et plokiahel ise on siis nii-öelda millekski kasutatav. See on siis nii-öelda omaette tehnoloogia, mille peale võib siis teatud teenuseid ehitada ja siis sellega seotud krüptovara on siis nii-öelda see vahetusühik selles süsteemis sees. Ehk siis põhimõtteliselt, kui plokiahela peale on ehitatud mingisugune teenus, mida inimesed tahavad kasutada, peavad siis maksma ka teatud teenustasu selle eest, siis tavaliselt see teenustasu käibki nii-öelda selle krüptovaraga. Ehk võtame kohe esimeseks siis Bitcoini. Bitcoin oma olemuselt ongi siis nii-öelda, ütleme, kõige lihtsamalt öeldes digitaalraha, ehk siis sellega tehaksegi tehinguid, et seda võib teistele üle kanda, millegi eest maksta Bitcoinis ja seda siis see maksmine toimubki siis seotud plokiahela peal. Ja selleks, et siis nii-öelda, et seda, ütleme siis seda tehingut teha, et seda ülekannet teha, siis selle ülekande eest ka peab teatud määral maksma, ehk siis kasutada seda Bitcoini, et siis üks osa nii-öelda läheb siis selle tehingu katteks ja teine on siis see tehingutasu katteks. Ja kellele see tehingutasu läheb, et kuigi ma rääkisin enne, et siis nii-öelda tsentraalset institutsiooni sellega seotud ei ole ja tegelikult ei olegi, et see teenustasu läheb siis nendele süsteemi osalistele, kes pakuvad siis oma arvutusjõudu, et see tehing siis läbi viia. Ehk siis ma usun, et paljud on teist kuulnud sellist väljendit nagu krüptokaevandamine ja oma sisult see ongi see, et kui te pakute oma arvutusjõudu selleks, et mingisuguseid krüptotehinguid läbi viia. Ja selle eest te omakorda saate siis seda teenustasu, ehk siis antud juhul näiteks Bitcoini. Ja jah, et siis ütleme, et Bitcoini põhimõte selles mõttes on üsna lihtne, et ongi siis nii-öelda digitaalraha, mida saab siis tehinguteks kasutada. Aga kui me lähme juba nii-öelda teiste krüptovarade juurde, siis seal on need teenused ka juba natukene laiema ampluaaga, et selline teine kõige populaarsem krüptovara on siis Ethereum ja selle peale siis, selle põhimõte on selles, et selle plokiahela peale saab ehitada siis niinimetatud nutikaid lepinguid. Ehk siis siin ei ole see enam piiratud sellega, et kantakse näiteks raha ühelt nii-öelda inimeselt teisele, vaid siia peale võib ehitada ka, ütleme siis täiesti erinevaid lepinguid. Et ütleme, et ongi see, et kui te praegu näiteks teete, ütleme selline lihtne näide, et kui ostate kodu, et lähete notari juurde ja tema siis kinnitab selle tehingu teie jaoks, siis
plokiahela peal on siis võimalik nii-öelda notarit kui siis seda tsentraalset institutsiooni sealt vahelt ära kaotada, ja siis selle asemel võtta siis ütleme see Ethereumi nutikas leping. Ehk plokiahela sees siis pannakse teatud tingimused paika, et mis peavad olema täidetud, et näiteks see raha siis nii-öelda ühelt osapoolelt teisele kanduks. Ja kui see nii-öelda üks eeldus täidetud ei ole, siis seda raha lihtsalt ei tule sinna üle. Et see on siis jah, selline nutikas leping, väga lihtsalt öeldes, mis seal taga võib olla. Aga kuna jah, et plokiahelas maailm on siis nii-öelda hästi lai ja tihtilugu hästi keeruline, et siis need lepingud, mis sinna peale ehitatakse, on siis ka natuke keerulisemad. Aga sisuliselt jah, et LHV-s siis suuremad, populaarsemad instrumendid on kauplemiseks saadaval. Siin ka siis väike ülevaade, et mis siis nende kasutusala või siis eesmärk on. Ja siin ka võib siis võtta seda niimoodi, et kui on kasutusala välja antud, et siis kui inimesed tahavad seda kasutada, siis selle teenuse kasutamiseks tihtilugu on vaja siis seda seotud krüptovara. Ja see siis eeldab seda, et kui rohkem inimesi seda kasutab, nõudlus selle krüptovara järgi tõuseb ja siis selle võrra tõuseb ka selle hind. Et see on siis selline võimalus siis sellist fundamentaalset väärtust siis anda krüptovaradele. Ja et siin on erinevad variandid. Et siin natukene rääkisin juba Bitcoinist, et ja sellele sarnane on veel ka Litecoin. Ehk siis siin jah, et tegemist on virtuaalrahadega, mis võimaldavad siis teha ülekandeid ühelt inimeselt teisele. Ja siin siis selle väärtus võib-olla kujuneb sellest või siis ei lase sellel võib-olla väärtust kaotada, on see, et neil on tegelikult see coinide arv on piiratud. Ehk siis kuigi praegu veel see kaevandus käib ja selle raames Bitcoine tekitatakse juurde näiteks, siis mingi hetk tuleb piir peale, kust alates siis enam neid juurde ei tule. Ehk siis tol hetkel ongi selline olukord, et kus siis ongi nii palju Bitcoine, neid võib kasutada edasi ülekanneteks, aga jah, juurde neid ei teki. Siis nagu öeldud, et Ethereum on siis selline krüptovara, mille peal saab siis teha nutikaid lepinguid, aga tegelikult Ethereum ei ole kaugeltki ainus krüptovara või siis ütleme selline plokiahela platvorm, mille peal siis nutikaid lepinguid tehakse. Et veel üks näide on näiteks Avalanche ja kui ma siin paar slaidi tagasi lähen, et siin me näeme, et tegelikult päris mitmed krüptovarad või siis seotud plokiahela platvormid üritavad ka siis sarnast teenust pakkuda, nagu siis Ethereum omal ajal tegi. Et siin on põhimõtteks jah, lihtsalt see või siis taustaks, et kuigi Ethereum on hästi kaua olnud ja väga palju platvorme selle peale on ka ehitatud, ehk siis kasutatakse neid seotud nutikaid lepinguid, aga kuna jah, neid platvorme on palju, siis kohati võib juhtuda, et lihtsalt see läheb liiga aeglaseks ja et siis seda optimiseerida, siis tulevad siis uued siis ka nutikate lepingutega seotud plokiahela platvormid turule ja siis üritavad siis parandada seda, mida Ethereum on mida Ethereum teeb, teha seda paremini. Ja kui me liigume edasi, siis selle juurde, et missuguseid platvorme võib siis selliste nutikate lepingute peale ehitada, siis üks näide on näiteks Aave. Et jah, nagu siin slaidil on näha, et lühidalt kokkuvõttes on siis tegemist siis plokiahela põhise laenuplatvormiga. Ehk kui mõnel investoril või mõnel inimesel on siis mingisugust krüptovara olemas, tal on mingil põhjusel vaja laenata mõnda teist krüptovara, aga ei taha müüa olemasolevat krüptovara, et seda teist osta, et siis on võimalik Aave platvormil siis seda uut krüptovara siis laenata. Ja see on ka siis ehitatud siis Ethereumi nutikate lepingute alusel ja selle eelis on siis see, et tegemist on, et kuna jällegi siin ei ole siis seda tsentraliseeritud ütleme siis asutust või institutsiooni, mis neid laenutaotlusi siis läbi vaataks, et siin toimub see hästi kiiresti. Et ütleme nii, et siis need tingimused on hästi kindlalt paigas, et sellise krüptovara tagatisel saad nii palju teist krüptovara
ja siis see tehing tehaksegi ära, et kui nii-öelda see tingimus on täidetud. Ja siis sellega jah, et kui nii-öelda seda laenu ei tagastata hiljem, et siis nii-öelda see algne krüptovara, mis sinna pandi, ta jääbki nii-öelda sinna kinni. Ehk siis, et siin ütleme nii, et kui seotud osapool oma võlga nii-öelda ära ei maksa, et siis ei olegi midagi teha, et siis ta lihtsalt ei saagi oma tagatist tagasi. Et käib siis jah, kõik üsna automaatselt. Siis jah, et kasutatakse plokiahelaid või siis krüptovaraga siis nii-öelda ütleme sellistel lõbusamatel viisidel, ehk siis ehitatakse nende peale ka mänge. Ja üks mäng on siis Axie Infinity ja selle põhimõte on siis see, et lood oma tegelase, et siis saad teda arendada, teha teda tugevamaks ja siis nii-öelda teiste mängijate tegelastega võidelda ja selle eest siis nii-öelda seal mängus sees võidad siis neid Axie tokeneid, ehk siis noh, kui Bitcoinil on siis nii-öelda see coin, siis siin on see Axie token ja siis selle eest saad siis uusi tegelasi osta, enda omi müüa ja siis selle pealt siis ütleme ka sellist võib-olla ka päris elu nii-öelda kasumit teenida. Ja plokiahelas on jah see põhimõte, et kuna nii-öelda need omandid, selle tegelase omandid nii-öelda kuuluvad siis sellele mängijale ja see on nii-öelda plokiahela sees, et siis siin on nii-öelda ka natuke raskem siis võib-olla seda tegelast võib-olla välja petta, et ma ei tea, kes veel vanale mäletab, et kui keegi on RuneScape'i kunagi mänginud, et siis seal võis olla selline olukord, et keegi saab su parooli teada, saab oma su tegelase endale ja siis jah, ja kõik nii-öelda sinu mängus tehtud vaev nii-öelda läheb temale, aga siin on jah, siis seda sisse häkkida juba natukene keerulisem. Et siin on jah, siis kasutusviis, et jällegi, et kui paljud inimesed mängivad, siis selleks, et mängida, siis on neid Axie tokenid ka vaja, et nende väärtus ka kasvab, et noh, teoorias vähemalt, et muidugi päris elus, et see hind ei ole ainult nii-öelda nõudlusest tuleneb, aga sellegipoolest. Ja siis, kui mängus neid võidad, siis mingi hetk võid need vahetadagi nii-öelda päris raha vastu. Ja sellega siis jõuamegi, ütleme, ma arvan, et paljude jaoks kõige huvitavama teema juurde krüptovarade osas, ehk siis krüptovaradega kauplemine ja mis see nii-öelda tähendab, ongi see, et krüptovarad tegelikult kauplevad ka turul. Ehk siis kuigi näiteks Bitcoin on ka justkui nii-öelda virtuaalraha, siis seda ei ole saladus, et sellega nii-öelda poes leiba ei saa. Ehk siis paljudel on huvi ikkagi nii-öelda selle eest saada ka päris raha. Ehk siis nii-öelda kaubelda selle peale, et selle hind tõuseb ja selle pealt siis teenida kasumit. Ja nagu ikka, et siis turul siis hinnad olenevad pakkumisest ja nõudlusest, sarnaselt aktsiaturgudele. Ehk et kui jällegi otsida fundamentaalset nii-öelda tausta, et siis võibki öelda, et kui mingi teenus on siis hästi nii-öelda nõutud, et just mis plokiahela peale on ehitatud, siis sellega seotud siis krüptovara, et see võiks ka turul siis väärtuses tõusta. Ja kes nii-öelda õigel ajal seda ostis, siis saab seda kasumiga ka müüa. Aga jah, et siis krüptovaradel on siis omane see, et hinnaliikumised on väga kiired, et tegemist on siis väga volatiilse siis varaklassiga. Ehk siis siin on võimalus väga palju teenida, aga samas tihti ka oht palju kaotada. Ja oma olemuselt tegelikult see kauplemine ise on väga sarnane aktsiatele või aktsiatega kauplemisele, ehk siis kes on kaubelnud aktsiatega, siis enam-vähem peaks aru saama ka sellest, et kuidas toimub ka krüptovaradega kauplemine. Et ka siis enamasti limiit- ja turuhinnaga orderid, ehk siis turul on siis teatud kogused nii-öelda müügiks, siis teatud hinnaga ja kui keegi on nõus selle hinnaga ära ostma, et siis paneb selle limiidi ja saab selle endale kätte. Ja võib-olla näitlikustamiseks, et kuidas see nii-öelda turul kauplemine välja näeb. Et siis see on siis nii-öelda reaalajas see info,
mis on siis nii-öelda Bitstampis turul, ehk siis see Bitstamp on LHV-s siis krüptokauplemise partner, ehk siis kui LHV-s teete siis krüptoga tehinguid, siis need reaalselt toimuvad siis Bitstampi börsil. Ja siin me näeme näiteks Bitcoini nii-öelda euros kauplemise pilti, ehk siis näeme siin graafikut, ehk võime panna näiteks ühe päeva nii-öelda hinna liikumise, et siin näeme selle volatiilsuse ära. Aga kui nii-öelda tahta tehingut teha, et mida tihtilugu ei arvestata, et vaadatakse, et okei, et viimane hind on selline, et siin 24 959, et siis tahakski just selle hinnaga tehingu ära teha ja sellega saab teha. Aga ei arvestata sellega, et see, mis on graafikul, et see pigem näitab seda, mis on minevikus toimunud. Et selleks, et näha siis, mis hinnaga võiks siis teie order läbi minna, et siis selleks peab vaatama ikkagi turu sügavust. Ehk siin me näemegi, et kuna üsna kiire liikumine, et siin reaalselt nii-öelda mingisugust täpset kogust täpse hinnaga tabada on tihtilugu üsna keeruline, eriti kui tegemist on siis sellise populaarse krüptovaraga nagu Bitcoin, aga enam-vähem saab siis selle pildi kätte. Ehk siin me näeme, et sarnaselt aktsia kauplemisele, et siin on nii-öelda biidi pool, ehk siis ostupool, et siin on näha, et mis koguses, mis hinnaga siis teised investorid on nõus seda krüptovara ostma. Ja samas teisel pool on siis näha ka see aski pool, ehk siis müügi pool, ehk siis mis hinnaga ja mis minimaalse hinnaga, mis koguses investorid on nõus oma krüptovara müüma. Ehk põhimõtteliselt, kui me praegu otsustaks panna ühe Bitcoini hinnaga 25 000 siia välja, et siis kuskil siin all ta ilmuks välja. Ja kui keegi oleks nõus selle hinnaga ostma, siis paneks orderi limiidiga 25 000 ja kui kedagi siin nii-öelda ees ei ole, et siis teeks selle tehingu ära. Ehk nagu öeldud, väga sarnane siis aktsiatega kauplemisele, aga tihtilugu siis tegu on palju volatiilsema instrumendiga ja need liikumised on siis palju kiiremad. Aga siis korra näiteks, kuidas siis täpsemalt LHV-s neid tehinguid teha. Et mobiilis toimub siis nii, et siis tavapäraselt investeeringute vaates sealt, kus nii-öelda hakata aktsiaorderit sisestama, ehk siis siit plussist, et siis tekibki valik, et kas soovite krüptovarat osta või siis aktsiat osta müüa. Järgmiseks saate valida siis ühe nendest krüptovaradest, mis LHV pakub ja edasi siis juba valida, et sarnaselt aktsiatele saab siis valida, kas siis osta turuhinnaga või limiithinnaga. Turuhinnaga nagu ikka, et ütlete, et soovin sellist kogust, ükskõik mis hind on ja tehke kohe turul ära. Või siis limiidiga siis ostu puhul määrata kõige kõrgema hinna, millega olete nõus seda kogust ostma ja müügi puhul siis vastupidi kõige madalama hinnaga, millega olete nõus müüma. Mis siin aktsiatest natuke erineb, on see, et kui aktsiatega kauplete, siis igal juhul koguseks tuleb panna siis just see aktsiate kogus. Et siis krüptovarades on nii-öelda see valik teile, et kas te soovite kogust määrata summas, eks eurosummas, või siis ka samamoodi, et siis nii-öelda krüptovarade koguses. Ehk siis kui on soov näiteks investeerida kindlalt 30 eurot Bitcoini, et siis see võimalus on olemas, et siis ei pea hakkama arvutama, et okei, et Bitcoini hind on seal praegu kuskil, ma ei tea, 24 900, et kui ma tahan nüüd 30 eurot sinna investeerida, et mis see kogus peab nüüd olema. Ja siin kohal tuleb ka kohe välja ka veel üks vahe siis aktsiatega, et kui aktsiaid saab üldjuhul osta ainult täiskoguses, ehk siis ma ei tea, et 0,5 aktsiat osta ei saa, kui just kasvukontot ei kasuta, siis krüptovara puhul seda piirangut ei ole. Ehk siis kui on soov Bitcoini osta, siis ei tähenda, et kohe peab olema välja 24 või peaaegu 25 000 eurot, et võib osta ka 30 euro väärtuses Bitcoini, et siis lihtsalt see kogus on siis 0,00 mis iganes, et sealt kokku tuleb. Et komakohad on täiesti kaubeldavad.
ja kui tehing on tehtud, siis ostetud krüptovarad ilmuvad ka siis investeeringut alla, kus näete samamoodi siis realiseerimata kasumit või siis loodetavasti mitte kahjumit, aga see ilmub ka seal välja ja siis vastavalt ka protsent, et kuidas see investeering muutunud ajas on. Ja mainin ära ka selle, et kui te nii-öelda orderit sisestate, siis tegelikult on näha ka siin graafikut ja siis ka sügavust. Ehk siis tegelikult näete ka nii-öelda äppist ära, et kuidas see turu olukord on. Ja üsna sarnane on siis see kauplemine ka internetipangas, et väljad on kõik samasugused, lihtsalt see aken ise võib-olla näeb natukene teistsugune välja, aga tegelikult jah, nii-öelda nii sisendandmed on kõik samad, ehk saate samadel tingimustel orderit edastada ja samamoodi näete ka siis nii graafikut kui ka sügavust. Et kui saate neid tingimused sisestatud, siis näete ära, et mis see nii-öelda tehingu summa on, mis nii-öelda teenustasu on, mis nii-öelda arvestatav hind on hetkel, ja samamoodi siis nagu aktsiatel ka, et on võimalus panna kas siis tühistamiseni orderid või siis päeva lõpuni orderid ja töötab nagu aktsiatelgi. Ja internetipangas ka samamoodi, et kui pärast vaatate koondvaadet, siis seal näete ilusti ära, et mis nii-öelda positsioonitel krüptovaradega on, mis on kasum, mis on kahjum ja mis on siis nii-öelda üldine see turuväärtus nendel. Et siis ühesõnaga, et kõik on nii-öelda ühes kohas. Aga siinkohal võib-olla mainin ära selle kindlasti, et kui teil on eraldi tehtud investeerimiskonto, mida siis te deklareerite ka investeerimiskontona, siis sinna krüptot osta ei tasu, kuna maksuameti mõistes krüpto ei ole finantsvara, ehk seda siis ei saa, selle kasumilt ei saa ka tulumaksu edasi lükata investeerimiskonto süsteemis. Et sellepärast ka, et siis kui te investeerimiskontolt seda ostate, müüte, et siis ostu puhul see loeb kohe väljakandena ja siis müügi puhul sissekandena. Ja siis kui saate kasumit, et siis igal juhul see kasum on kohe maksustatav. Et siis krüptovarade jaoks soovitan pigem teha eraldi konto. Nii, et siiani tundub kõik tore ilus, aga siiski krüptovaradega kaasneb ka päris mitmeid riske, päris mitmeid ohte. Et mitu korda on juba mainitud seda, et siis krüptovarade puhul on siis tegu väga volatiilsete instrumentidega, et siis need hinnaliikumised, mis seal toimuvad, on kiired ja on tihtilugu ka päris suured. Ehk nagu öeldud, et võib hästi palju teenida, aga ka päris palju kaotada. Siis kui me eelnevalt rääkisime fundamentaalsetest väärtustest, mis teatud krüptovaradel või siis seotud plokiahelatel võivad olla, siis kuna tegu on üsna uue tehnoloogiaga, siis seal ei ole nii palju välja kujunenud neid big playereid, et kellel ongi juba kindel see turu segment olemas, et see konkurents on seal hästi tihe ja et kuigi praegu võib tunduda, et seal mingi üks platvorm täiesti domineerib ja seda tahavad kõik kasutada, siis ei ole välistatud, et järgmisel päeval tuleb keegi, kes teeb siis seda palju paremini. Ehk siin on jah, et sõnum on selles, et hetkel, kuna seda fundamentaalset väärtust, et selle peale nii kindel olla hetkel paraku ei saa, et siis tegelikult kui krüptovaradega kaubelda, siis see on pigem spekuleerimine, kui investeerimine. Et kindlasti on siin inimesi, kes mulle vastu vaidleks, aga siiski näen seda jah, et kuna siin siis nii-öelda ei ole seda kindlat välja kujunenud ajaloolist statistikat, kus siis ongi alati läinud ainult ülesse, et siin on jah see pikaajalise investeeringuna seda tihtilugu näha ei saa. Et sellega tasub arvestada. Siis üks punkt on veel ka see, et kuna plokiahela tehnoloogia või siis ka krüptovarade see segment on üsna uus, et siis seal on ka vähem kontrolli, et see ei ole nii reguleeritud kui teised finantsvarad. Ja kuna seal on vähem kontrolli, siis ühest otsast jah, et kõik liigub palju kiiremini, saab palju kiiremini kasumit teenida, aga samal ajal on siis probleemiks ka see, et see on ka lihtsam mängumaa kelmidele.
ehk siis nii-öelda krüptovarade maailmas on siis kelmidel nii-öelda lihtsam inimesi petta ja kui juba selline pettus toimub, et siis on nii-öelda ka raskem neile mingisugust süüdistust esitada. Kuna jah, seal lihtsalt seda seadust veel nii kaugel ei ole. Et selle kallal küll töötatakse, et siin järjest erinevad riigid või siis ka Euroopa Liit, et üritavad teatud regulatsiooni sisse tuua, aga jah, hetkel see veel nii kaugel ei ole, et see nii-öelda, ütleme siis selline turvaline finantsinstrument oleks. Ja 4. punkt on siis see, et mis on võib-olla natukene seotud ka selle eelmise punktiga, on siis see, et seal selle kohta liigub siis hästi palju infot, et erinevad sotsiaalmeediates, uudisportaalides, ma ei tea, Telegrami sõnumi nii-öelda gruppides, et seda on hästi palju ja siin tihtilugu on hästi raske leida seda usaldusväärset infot, et siin tuleb olla siis tihtilugu hästi skeptiline, et kui mingit infot loete teatud krüptovarade kohta, et siis kindlasti kontrollida, et kus see pärineb ja kui reaalne see tegelikult on. Ja ka siis selle statistika juurde tulles, nagu öeldud, mitu korda juba, et tegemist hästi volatiilse instrumendiga, et siin isegi Bitcoin, mis on siis nii-öelda kõige vanem krüptovara, siis isegi sellel ei ole välja kujunenud nii-öelda pikaajalist sellist ainult üles trendi. Et siin me näeme siis graafikut aastast 2017, et siin on näha päris mitu tippu, aga tihti jah, nendele tippudele järgneb ka hästi järsk langus. Ehk siis kui investeerisite Bitcoini aastal 2017 ja hoidsite seda piisavalt kaua, siis see kasum on üsna meeletu. Et siin et isegi sellel, ütleme võrreldes selle 2020 aasta tipuga või 21 tähendab, et see aastal 2018 tehtud tipuga, et see ei anna võrrelda. Aga isegi siis, kui siin alguses õigel ajal osta ja õigel ajal müüa, et siin peaaegu 1500% kasumit, et tegelikult päris hea, et kaksetega tihtilugu sellist asja ei juhtu. Et jah, nagu öeldud, et võib hästi palju teenida, aga samas kui osta ebasoodsal hetkel ja siis ka minna närvi ja seda ebasoodsal hetkel müüa, et siis võibki et siin -82% sellest 2017 aasta tipust, et mitte päris kogu raha ei kaotatud, aga siiski, et kui 100 eurot investeeriti, siis 18 eurot jäi, et see kaotus võib päris valus olla. Et siis jah, et siin lihtsalt tasub riske meeles hoida, et kaubelda palun väga, et hästi huvitav, et hästi kiire liikumised, teenimisvõimalused, aga jah, siis seda teha vastutustundlikult ja arvestada, et siin need langused, mis krüptoga seotud on, et need võivad päris valusalt lõigata. Ja lisaks siis nii-öelda kauplemisriskidele on siis, nagu mainitud, siis paljud petuskeemid krüptovaradega seotud. Ehk siin on mõned ka välja toodud, et esimene siis phishing, mis on siis, ütleme, et ta ei ole eksklusiivne krüptole. Et phishing on siis aktuaalne ka paljude teiste sektoritega, et põhimõte ongi selles, et lihtsalt meelitatakse siis paroole ja siis muud konfidentsiaalset infot välja siis ohvritelt. Et jah, krüpto puhul siis, et meelitatakse välja siis näiteks need paroolid, mis nii-öelda krüptorahakottidega seotud on ja siis nii-öelda raske vaevaga ostetud krüptovarad, et need siis kantakse nii-öelda kelmide kontole ja siis ohver jääb sellest ilma. Siis kui me liigume edasi, siis need on juba võib-olla natukene sellised laialdasemad skeemid. Ehk siis esimene on siis, siin nimekirjas teine on siis big butchering. Ehk see töötab siis nii, et ohvri puhul siis arendatakse siis näilise tuluga või siis ka näiteks romance scammidega, et ka variant, et arendatakse välja siis usaldus, et inimene siis
usaldab seda inimest, kellega ta suhtleb, et kuigi võib-olla täiesti võõras inimene läbi interneti, aga jah, siis pikaajalise suhtluse peale see usaldus tekib ning lõpuks siis pettetakse välja siis suuri summasid. Ehk siis oletame, et näide ongi, et mingisugune näiliselt naisterahvas kirjutab mehele, et nägi tema profiili Facebookis, tundub hästi ilus mees, et tahaks temaga elu koos veeta, et suhtlevadki seal mitu kuud ja tihtilugu, kuidas sellised kelmused lõpevad, on siis see, et palutakse raha näiteks lennupiletite peale, et siis saaks tema juurde lennata ja siis koos elu alustada. Või siis krüpto puhul oleks variant siis, et kui see usaldus on välja teenitud, siis ütleb talle, et okei, et siin olen seotud sellise krüptovaraga, et see peab kindlasti tõusma hinnas, et nüüd, kui kõik oma elusäästud sinna sisse paned, et siis teenid suuri kasumeid. Tegelikult seal sellist kasumit teenida ei saa. Aga jah, siis kelm siis läbi selle krüptotehingu teenib kasumit. Siis kolmas ja neljas on siis mõnes mõttes sarnased, et siis see pump and dump ja rug pull. Et pump and dump on siis selline skeem, et kus siis läbi sotsiaalmeediate või kus iganes läbi igasugust suunamudijate siis kasvatatakse kunstlikult nõudlust, ja siis kui nõudlus kasvab vastavalt ka hind ja siis mingi hetk need, kes selle krüptovara tegid, neil on tavaliselt ka kõige suurem positsioon, kui see hind on piisavalt suur, siis nemad müüvad kõik oma krüpto maha, seda siis suure kasumiga, aga sellepärast, et nad nii suures koguses seda müüvad, ehk siis see pakkumine taaskord siis ületab nõudlus, siis see hind langeb ja teised, kes võib-olla sellest skeemist teadlikud ei olnud, nemad siis õigel ajal ei müü ja nende see turuväärtus siis selle võrra langeb. Et neil on ikkagi võimalus see maha müüa tavaliselt, aga siis nüüd siis juba väga madala hinnaga. Ja rug pull on ka siis sarnane, aga selle vahega, et siis ohvritel ei ole üldse võimalus müüa. Et kui pump and dumpi puhul on siis üldiselt võimalus müüa, aga siis väikse hinnaga või madala hinnaga, et siis ka teevad suuri kahjumeid, siis rug pullis üldse seda väljumisvõimalust tavaliselt ei ole. Ehk siis ainult siis nendelt arendajatel, et selle krüptoskeemi arendajatel on siis see võimalus. Vot, ja just, aga tuleme nüüd tagasi võib-olla selle juurde, et mis teenust pakub LHV. Et siis LHV-l on siis teenuse, või näitan võib-olla kõigepealt selle slaidi ära, et LHV-s on võimalik krüptot kaubelda, ülekandeid hetkeseisuga kahjuks teha ei saa, et siis puhtalt kasumi ja kahjumi teenimine. Et krüptokauplemine on siis võrreldes siis aktsia kauplemisega on selle eripära see, et see toimub 24/7, ehk siis kui börsidel või aktsiabörsid on öösiti kinni, et siis kindlatel aegadel saate kaubelda, siis krüptobörsid on avatud alati, et mõnes mõttes siis selline eelis, mõnes mõttes jällegi väsitav võib-olla mõne jaoks, aga nii see igatahes on. Siis LHV pakub siis ka reaalajas hinnainfot, ehk siis seesama sügavus ja see graafik, mis on näha oli mul eelmistel slaididel, see on siis reaalajas, et seal näete ära siis, et mis hinnaga tehingud on tehtud ja mis hinnaga võiks turu sügavusest siis eeldavalt teie tehing läbi minna. Ja kohe võib-olla siin ka soovitan, et kui teete krüptotehinguid, et eriti siis selliste vähem populaarsemate krüptovaradega, mis ei ole Bitcoin ja Ethereum, et siis ikkagi kasutada limiiti. Ehk siis vaadata, mis see turu sügavus on, mis hinnaga reaalselt ostetakse, reaalselt müüakse ja siis vastavalt sellele panna teatud limiit. Et ühest otsast see, et on siis kui on vähem populaarsem krüptovarad, mis on võib-olla ka vähem likviidsemad, et siis ei tule turuhinnast tulenevalt ootamatuid tehingusummasid ja teisalt siis, kui on suurem summa mängus, et mis te investeerite, siis krüptobörsi ei pruugi ka vastu võtta, et kui te liigselt turgu mõjutate siis oma orderiga. Ehk siis jah, suuremate summadega pigem siis limiit.
ja jah, teenustasu on siis 0,5% tehingust ja minimaalset tasu ei ole ja minimaalne ostutehing on lihtsalt 20 eurot, ehk siis et siis jah, et kui tahate krüptot osta, siis vähemalt 20 eurot peab siis olema, et investeerida. Kauplemine avatud kõigile, et nii eraklientidele kui äriklientidele ja erakliendil on siis see eelis, et kui krüptovara kasumid on samuti maksustatud, aga jah, et siis kui teete neid tehinguid LHV-s, siis ei ole vaja siis kõiki neid tehinguid ükshaaval maksuamet või maksudeklaratsiooni siis sisestada, vaid siis maksuaruandes, mis LHV internetipangas on saadaval, et seal on siis kõik need ühe krüptovara kohta kasumlikud tehingud siis kokku võetud, et saate siis ühe reana maksuametisse selle kopeerida. Ja taustaks võib olla veel, et teenusepakkujad, kes meil selle krüptovaraga on seotud, on siis börs, kus me tehingut teeme, on siis Bitstamp ja siis krüptovarasid hoitakse siis Bitgo juures. Ja siis võib-olla taustaks veel nii palju, et suurem osa meie klientide varasid hoitakse siis sellisel cold walletil ehk siis külmas rahakotis, mis ei ole internetiga ühendatud. Ehk siis mis on siis turvalisem igasuguste küberrünnakute vastu. Ehk 10% siiski umbes on ka sellisel hot walletil, et siis lihtsalt see kauplemine oleks võimalik. Ja siis mõned siis sellised allikad veel, et kus võib olla informatsiooni saada. Et esimesed 2 linki on siis portaalid, kus siis üldse siis vaadata, et mis krüptovarasid on saadaval. Nende kohta ka lisainfot, et mis on, kuidas nad kauplevad, mis hindadega, et mis võib-olla selle tausta kasutus on ja mis on sellega turuväärtused. Et siis jah, see token terminal ja ka CoinGecko. Siis üks hea portaal, kus saada siis krüptomaailma kohta uudiseid, on siis The Block Crypto. Et kui ma eksida, praegu on isegi The Block lihtsalt, aga igal juhul, et see link ka viib sinna õigesse kohta. Et sealt saate siis ka siis just üldiseid uudiseid, mis siis maailmas üldse toimub. Siis kuna muutused on hästi kiired, et peaks pidevalt kursis olema, kui tahta sellega aktiivselt tegeleda, siis hea võimalus on selleks podcastid ja üks siis selline populaarne podcast, mis krüptomaailma valgustab, on siis Bankless. Et siin on ka link täiesti olemas, et sealt saate episoodid kätte. Ja nagu enne näitasin, siis Bitstampi puhul saab kasutada ka siis nende TradeView portaali, kus siis näete see turu sügavust ja ka hinna liikumist reaalselt aktiivselt, kus ta liigub ja siis selle järgi oma tehinguid teha. Ja siin tähtis võib-olla algajatele eriti, et mis viga tehakse, on see, et vaadatakse et krüpto hinna liikumist alati vaadatakse mingi valuuta vastu ja tihtilugu, kui minna kuskile Finance Yahoo'sse, et siis esimene, mis ette tuleb, on ikkagi näiteks Bitcoini liikumine USA dollari vastu. Aga kuna LHV-s toimub siis kauplemine eurodes, et see siis sellega ei klapi, et sellepärast tuleb jälgida, et siis kui teete tehingud LHV-s, et siis jälgida seda hinna liikumist just euro vastu selle krüptovara puhul. Ja jah, korra mainisin juba maksustamist, et just see maksuaruande leht või siis see rida näeb välja selline. Ehk näete ära siis mis, et just selle näiteks, võtamegi näiteks krüptovara Aave, et sellega olete kaubelnud. Ehk siis lõpuks näetegi lihtsalt, et mis see lõpukasum on. Ja seda siis saate maksuametis deklareerida. Et mis krüptovarade puhul on siis ebameeldiv võib-olla võrreldes aktsiatega on see, et kui te teete kahjumlikke tehinguid, siis need seda kasumi tulumaksukohustust kuidagi ära ei võta. Et kui aasta peale kauplete päris palju krüptoga, teete päris palju kahjumlikke tehinguid, näiteks kaotategi, 100 eurot kogu selle kauplemise pealt, aga siis näiteks üks nendest tehingutest on see, kus te näiteks 2 eurot kasumit teenite, et siis selle 2 euro pealt ikkagi maksuamet soovib 20% tulumaksu. Et jah, nagu öeldud, pisut ebameeldiv olukord, aga midagi pole teha, et kasumlikud tehingud tuleb deklareerida. Et just.
ja siis jah, krüptovarade teemal siis minu poolt praegu kõik. Suur tänu, et kuulasite. Kindlasti kuulake ka järgmiseid edasi jõudnud baaskursuse loenguid ja siis kindlasti tehke lõpus ka test ära. Aga muud midagi, et kui edu ja järgmise korrani.